Hei, aasta hakkab läbi saama ja mina soovin tervitada kõiki inimesi, kes on suutnud suitsetamisest loobuda. Kas valides siis endale ohutuma alternatiivi või siis suutnud ka sellest loobuda, sest neid on ka päris palju. Et vahepeal meile ikkagi inimesed kirjutavad, et kõik veipimisega ka ühel pool ja siinkohal kutsungi üles kõiki, kes ka veipimisest suudavad loobuda. Andke meil ikka teada. Mõtlesin, et peaks ühed väga levinud müüdid ümber lükkama, sellepärast, et nendest räägitakse hästi palju ja seal on päris palju sellist segast ja valeinformatsiooni, millele siis tahaks tähelepanu täna juhtida. Mitmed neist on sellised kulunud müüdid, aga millegipärast need ikka hüppavad kusagil jälle välja ja see ei ole meie arust aus Eestis elavate suitsetajate suhtes. Müüt number 1. E-sigaret on sama ohtlik kui suitsetamine. Ei ole. E-sigareti sees ei ole tõrva ja teisi tuhandeid kemikaale, mis tekivad põlemisprotsessi juures. 2022 aastal UK eksperdid läksid teemasse jälle süviti ja leidsid, et ei lühiajaline ega ka tõenäoliselt arvestades neid koguseid ja aineid, mis seal sees on e-sigaretis, ei ole see ka pikaajaliselt kindlasti mitte nii ohtlik, kui on suitsetamine. See on väga selge. Ehk siis julgelt võib öelda, et veipimise ohtlikkus on vaid murdosa sellest suitsetamise ohtlikkusest. Müüt number 2. Nikotiin põhjustab vähki. Ei põhjusta. Kui me võtame võrdluseks e-sigareti ja tavalise sigareti, siis mõlema sees on nikotiin. Aga tavasigaretis on veel lisaks tohutu hulk erinevaid kemikaale ja tõrva. Nikotiin ise on mõnes mõttes sarnane kofeiiniga. Ta on erguti, ta on sõltuvust tekitav samamoodi, aga võrreldes nüüd suitsu sees muude asjadega, siis ei ole ta kurjajuur teps mitte. Sest ega ütluski on ju, et suitsetatakse nikotiini pärast, aga surrakse tõrva ja muude kemikaalide pärast. Kui me vaatame veel seda, et tegelikult aastakümneid on kasutatud nikotiiniga nikotiini asendusravis, ehk siis spreid, närimiskummid, plaastrid, siis seal on seda väga edukalt kasutatud. Ja kui see tekitaks mingisuguseid väga halbu kõrvalnähte nagu vähk, siis ma arvan, et infolehes oleks see kirjas. Et siin on mõtlemiskoht. Müüt number 3. Veipimine ei aita suitsetamisest loobuda. No, praegu näitavad hoopis teistsuguseid numbreid, näiteks Inglismaa, kus on üle 5 miljoni inimese suitsetamisest loobunud, Uus-Meremaa, Jaapan, Rootsi. Et nende riikide info on meil kõigil olemas ja näitab väga edukat tendentsi. Tegelikult ka Eestis, olenemata sellest, et meil on väga ranged või isegi ütleks kehvad regulatsioonid, siis siiski on näha seda, et väga paljud inimesed sellegi poolest valivad ohutuma alternatiivi ja teevad seda päris edukalt. Müüt number 4. Võttes tarvitusele mõne alternatiivi, vahetad sa ühe sõltuvuse teise sõltuvuse vastu. Vastupidiselt sigaretisuitsule ei sisalda e-sigaret tuhandeid kemikaale ja tõrva. Kui nüüd need kõrvuti panna, siis mõlemad sisaldavad nikotiini. Nii sigaret kui e-sigaret. E-sigareti puhul on plussiks see, et enda nikotiini tarbimist ja nikotiini kogust e-sigaretis saad aja jooksul järjest vähendada, kuni siis jõuad täiesti nulli. Mida sigaretisuitsus ei saa vähendada, on nikotiini sisaldus. Ja mis kõige hullem, kogu seda kemikaalide kompotti. Seega veipimisega on võimalik suitsetamisest loobuda. See ei ole lihtsalt ühe sõltuvuse teisega vahetamine ja suitsetamine tapab. Müüt number 5. E-sigareti tarvitatakse rohkem kui suitsu.
see on selline kaalukausiga ja paljud inimesed tarvitavad rohkem e-sigaretti, aga taaskord, et millega me seda võrdleme. Kui arvestades seda, et e-sigaretis on murdosa ohtlikkust võrreldes tavalise suitsuga, siis seda veidi rohkem tehes ja kui see sind suitsust eemal hoiab, ma arvan, et on päris okei. Teine oluline asi muidugi on, et seal peab olema ka enesedistsipliini. Ehk et see mugavuse aspekt on ka päris oluline. Seega vaata palju sa teed, proovi seda reguleerida ja kõik on okei. Müüt number 6. Me ei tea, mis on e-sigareti sees. Teame küll. Euroopa Liidus on e-sigaretid väga rangelt reguleeritud. See tähendab seda, et nikotiinisisaldus on piiratud, seal on kõrgeim lubatud hulk, palju seda võib olla seal. Ja samuti peavad läbima turule tulevad e-sigaretid emissioonitesti, mis tähendab seda, et seal on ette nähtud siis aurutestid, mida peab siis tootja läbima ja teavitama siis ette kohalikku terviseametit. Kus me ei tea, mis on e-sigareti sees, on musta turu tooted. Et Eestis on väga rumalate ja rangete regulatsioonide põhjusel tekkinud tohutu must turg. Ja must turg on tekkinud sellepärast ka, et inimesed ikkagi soovivad mingisuguseid teatud maitseid või midagi teha ja tänu sellele soetavad nad tooted mustalt turult. Musta turu tooted on väga tihti, kui palju me ka neid näinud oleme, sellised, mis ei ole isegi Euroopa Liidus lubatud. See tähendab seda, et seal on oluliselt suurem hulk vedelikku sees. Kindlasti me ei tea, kas seal on tehtud emissioonitestid ja nii edasi. Ja mis kõige hullem, tihtipeale on seal 2,5 korda rohkem nikotiini, mis omakorda kindlasti tekitab oluliselt kiiremini ja tugevamat sõltuvust. Seega, kui me ei tea, mis on e-sigareti sees, siis see käib ainult musta turu toodete kohta. Müüt number 7. Popcorni kops. Kindlasti oled sellest kuulnud. Popcorni kops on siis haigus, mida põhjustab selline kemikaal nagu diatsetüül. Diatsetüüli kasutatakse popcorni tegemisel, just eriti nende võimaitseliste popcornide tegemisel ja see on selleks, et siis tugevdada seda võimaitset. Nüüd aastaid 10 tagasi oli Ameerika turul ühed vedelikud või mõned vedelikud, mille sees oli siis just sellise kreemise maitsega vedelikud, mille sees oli siis lisatud selle maitse tugevdamiseks diatsetüüli. Sellest siis veipimise selline kommuun sai ühel hetkel teada, sellest tehti päris palju kisa-kära ja tootja eemaldas täielikult selle diatsetüüli enda vedelike retseptist. Popcorni kopsu siis sündroomi ei ole leitud väljaspool siis seda popcorni tehast, kus siis see diatsetüül lendus ja mõned inimesed haigestusid sellesse haigusesse. Veel üks oluline aspekt on see, et kus on hästi palju diatsetüüli, on tavaline sigaret ja selle suits. Ühtegi suitsetajat ei tea, kellel oleks popcorni kops. Müüt number 8. Veipimine on kõrvalseisjale ohtlik. Arvestades, et veipimine on oluliselt ohutum kui suitsetamine ja seda siis tarvitajale, siis kõrvalseisjate kohta ütleb UKNHS, mis on riiklik tervishoiuasutus oma lehel, et praeguseks ei ole veel ühtegi tõendit, et kõrvalseisjale oleks veipimine ohtlik. See nüüd ei tähenda, et võiksid siis teistele näkku puhuda või teha seda ükskõik kus. Loomulikult peab olema elementaarne viisakus, austa kõrvalseisjat, küsi, kas see on talle okei või ei ole. Et palun mitte tarbida e-sigareti kuskil teatris või kinos või sellistes kohtades, see on absoluutselt ebaviisakas, tegelikult Eestis seadusega keelatud.
Need olid siis 8 enam levinud müüti e-sigareti kohta. Ma loodan, et paljud said siit omale vastuse. Aasta hakkab lõppema ja suitsetajad alustavad uuesti jälle mõtetega, et äkki ma uuest aastast suitsu ei tee. Kui see õnnestub samuti maha jätta, siis palun tee seda, see oleks kõige parem viis. Järgmiseks on loomulikult plaastrid, nätsud ja kõik sellised asjad. Ja siis ja arstiabi, nõustamiskabinette peaks meil ka vist olema Eestis. Ja kui ei saa siis võib proovida mingisugust ohutumat alternatiivi. Ja meie kauplustest kindlasti sa saad abi ja leida endale parima võimaliku valiku, missugune, sest et neid valikuid on hästi palju erinevaid viise on siis nikotiini tarbida ilma suitsu põletamata. Ja kui oled otsustanud siis ohutuma alternatiivi ehk siis nikotiinitoote kasuks, võid meie juurest läbi tulla. Meil on inimesed, kes hästi asja oskavad ja saame sind kindlasti aidata. Seniks aga ilusaid jõulupühi ja kaunist aastavahetust. Tšau!